Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 18–24 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin maagikaardiga, aga selle maagikaardi juurde ma tulen natukene hiljem tagasi. Siis tuleb teil siin Mõõkade kuningas. Mõõkade kuningas on tark valitseja. Tema ajab näpuga seadustes järge. Tema ei tee mitte midagi üle jala, temal on plaanid paigas. Tema teab, kuhu ta liigub ja tema jaoks on väga oluline teha plaan ja tegutseda plaani järgi. Edasi tuleb teil siin karikate baas. No karikate baas tuleb uudistega, kuna karikate kaardid on meie tunded, meie emotsioonid, meie suhted, siis ta tuleb uudistega ja need on head uudised, sellepärast, et edasi tuleb teil võidupärja kaart. Võidupärja kaart on meil siin sauade kuus. Et ta tuleb nagu mingite uudistega see karikate baas, mille üle teie võite uhkust tunda. Et teid nagu tunnustatakse millegi eest ja vot need uudised see karikate baas teile ka toob. Ta toob uudised, et te olete millegagi väga hästi hakkama saanud. Teie pingutusi on nähtud, teid tunnustatakse. Te ise saate enda üle uhke olla ja teie töö on vilja kandnud. Edasi siin all on teil müntide rüütel. Müntide rüütel. No müntide rüütel on rahakaart. Müntide rüütel ütleb, et selle tunnustusega koos tuleb ka ilmselt raha juurde. Et võib-olla saate mõne autasu kusagilt, võib-olla keegi teile midagi annab. On see siis materiaalne? Ma loodan jah, et saate midagi head, et mingisugust raha kusagilt teile nagu, mina näen, et see tuleb kuskilt. Nagu mingi lisa sisse tulek. Siin on ka jõu ja julguse kaart alumises reas. Ja on veel ka karikate 9. Karikate 9 minu jaoks on soovide täitumise kaart. Soovide täitumise kaart, jah. Et olete midagi soovinud, siis nüüd on aeg, et see hakkaks täis saama. No vaat teil ongi siin nagu see maagikaart ja karikate 9. Et mida iganes te oma elus olete soovinud, siis osad saavad praegu täide, lähevad täide ja saavad nagu mingisugusegi kuju teie soovid. On need siis seoses selle tööga, oma julgusega, ma ei tea, mida te soovisite. Aga siin on teil ka maagikaart ja maagikaart on selline kaart, mis räägib sellest, et teie käes on nüüd teie edasise elu võti. Teie saate enda elu maagikaardiga täpselt niimoodi kujundada, nagu teie näete, et teie elu võiks olla. Saate soovida täiesti utoopilisi, nagu nii julgeid soove, mille peale te nagu ei julgegi mõelda. Et kes iganes, mida iganes tahab, siis maagikaardiga pange oma soovid kirja. Maagikaardis tuleb olla väga detailne ehk üksikasjalikult asjad kirja panna, nii nagu teie seda soovite. Tahate endale maja. Olete elanud korteris ja teil on soov juba pikka aega. Olete soovinud endale oma kodu, oma maja, oma aiaga, võib-olla pisikese peenramaaga, mis iganes on see teie mõte. See on nüüd näide, milline see maagikaardiga kirja pandu peaks olema või võiks olla. Tahate maja? Nii. Te olete võib-olla mingisuguse maja juba oma peas ka välja mõelnud. Kindlasti pange kirja, kus see maja on. Millises, ma ei tea, asukohas ta on. Kui suur see on? Mitu korrust, mitu tuba, mis materjalist see on? Milline on ta katus? On tal eterniikatus, on tal kivikatus, on tal plekkkatus, ma ei tea, mis katuseid meil veel on. Pange kirja, vihmaverennid pange ka kirja, millised need on, kus need on. Kas sellel majal, ma ei tea, on tal see talveaed? On seal kaev võib-olla kusagil territooriumi peal? Milline see kaev võiks olla? On tal aed ümber? Mis seal aias kasvab?
mis seal juba olemas on, mida te sinna veel tahate teha ja panna. Pange kirja, mitu tuba, millised on aknad, milline on köögimööbel, põrandakate, no kõik, absoluutselt kõik, te võite lausa kardinate värvini välja panna, kõik kirja. Ma toon teile siia ühe täiesti reaalsest elust näite. Sellest samast majast. Pere tahtis endale maja. Nad olid maja valmis vaadanud ja panid selle maja pildi, printisid välja ja panid selle maja pildi endale sinna soovide tahvlile. Vaat mõnel inimesel on see soovide tahvel, et mida ma elus tahan. Panid selle sinna tahvlile. Aega läks, nad olid juba selle kõik ära unustanud, selle tahvligi ära keldrisse viinud. Ja tuli aeg, nad ostsid endale maja, olid õnnelikud, hakkasid välja kolima, et sinna majja sisse minna ja viimasena läksidki keldrisse, hakkasid keldrit koristama, et sealt ka nagu asjad kaasa võtta ja leidsid selle tahvli sealt. Koos selle sama majapildiga oli jah natukene tolmunud ja vaatasid. Saate aru, see ei olnud mitte sarnane maja, mida nad endale ostsid. See oli täpselt see maja, mis oli selle pildi peal. Siis, kui nad seda soovisid, seda maja endale, siis seal majas olid ilmselgelt elanikud sees, see maja polnud üldse müügis. Aga nemad soovisid ja nad olid ära unustanud selle, et nad sellist maja endale tahtsid ja nad said täpselt selle maja, mida nad olid soovinud. Ma tahan sinna jõuda, et maagikaardiga ei lähe soovid täide täna, homme ja võib-olla ei lähe ka selle aasta jooksul kõik soovid täide. On ju selge, kui te midagi suurt endale soovite, siis universumil läheb aega, et seda soovi teil täita. Pange üksikasjaliselt kirja, mida te tahate, milline see peaks olema, kus see on. No nii peensusteni, kui te vähegi suudate kirja panna. Voltige see paber kokku, pange ümbrikusse. Te võite selle ümbriku ära kaunistada. Võite ta kusagile kas raamatu vahele pista, karpi panna, mõnda ilusasse karpi soovidel võiks ju olla ilus ümbris. Ja unustage lihtsalt ära. Vot siin on nagu see, et unustage lihtsalt ära, sest kui te kogu aeg kontrollite, ega need soovid ei lähe niimoodi täide. Need lähevad täide siis, kui nende jaoks on õige aeg. Elage oma elu rahulikult edasi ja unustage lihtsalt ära. Ja vot siis, kui soovid hakkavad täide minema, siis teile tuleb meelde, et vot seda ma kunagi tahtsin. Et maagikaart on imeline, maagikaardiga on inimesed saanud mitte võlgadest lihtsalt vabaks, vaid lausa miljonäriks võib ennast soovida. Kasutage ära see maagikaart. Ma ei tea, mitu korda see maagikaart teile sellel aastal veel välja tuleb. Aga praegu on ta siin ja kasutage ära kõik tema võimalused, et kujundada endale selline elu, nagu teie soovite. Imelist seda elu kujundamist soovin ma teile sellesse nädalasse. Ja kuna me oleme ka praegu kuu loomises, siis ma arvan, et tänu sellele, et me oleme kuu loomises ja noores kuus, lähevad ka soovid kiiremini täide. Siuke lugemine tuli teile selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.